Akide tööriistakoolis oleme me rääkinud erinevatest tööriistagruppidest, me oleme rääkinud seal tolmuimejatest, me oleme rääkinud akutrellidest ja oleme lahti rääkinud kogu selle toote nii-öelda mudeli valiku väikestest suurteni ja mis need erinevused on. Tänases saates me räägime ketassaagidest. No ketassaed on, ütleme siis, akutrelli kõrval üks selline teine väga hädavajalik tööriist igas sellises hobitöö majapidamises ja ka ehitusplatsil, sest et need lõiked, mida saab ketassaagidega teha, need on seinast seina. Väga paljudel juhtudel seesama ketassaag asendab ka näiteks järkamissaagi, et kui on mingi suur karkassitööde tegemine, siis otsast jupi maha laskmine selle käsi ketassaega on teinekord palju lihtsam kui kuskile järkamissaa juurde minek. Nüüd ei ole päris nii, et meil on üks ketassaag ja see selleks, sellega me kõik tööd ära teeme. Tegelikult ka siin see valik on suur ja lai ja see valik on väga põhjendatud. Esimene valiku kriteerium, nagu tegelikult enamus tööriistadega on suurus. On olemas sellised väga väikesed ketassaed ja on olemas sellised tõeliselt suured ketassaed. Räägime täna põhiliselt siis akutööriistadest, aga tegelikult kõik, mis ma räägin akutööriistadest, kehtib ka juhtmetega tööriistadest. Nüüd, kui me vaatame neid tööriistu lähemalt, siis hakkame väiksematest pihta, et igale suurusele tegelikult on oma ülesanne. Näiteks selline väike tööriist, ta on väikse akuga, tal on vähe võimsust, aga teatud olukordades jällegi asendamatu. Kui sa ronid kuskil redeli peal, näiteks katusel, teed katusetöid või mõnes teises keerulises olukorras pea alaspidi kuskilt on vaja midagi natukene lõigata, siis mida kergem ja väiksem see masin on, seda parem. Ühtlasi pääseb selle masinaga kitsastesse kohtadesse ligi, kuhu suurema saega ligi ei pääse. Nii et see on nii-öelda see suuruse aspekt. Ja kui me võtame teise äärmuse, siis on väga suured ketassaed ja suuruse puhul loomulikult esimene asi, mida silmas pidada, on see, et tal on ketas suurem. Mis tähendab seda, et sa saad läbi lõigata paksema materjali. See konkreetne uus XGT mudel on nüüd 101 millimeetrise lõike sügavusega, mis tähendab seda, et tegelikult sa saad 100 prussi lõigata, mis ühe käsi ketassaega kohta on väga palju. Karkassitöödel, kus on suuremate postide püstipanek, suuremate detailide lõikamine, siis just sellist ketta läbimõõtu vaja ongi, seal see väiksemaga hakkama ei saa. Klassikaline selline ketassae suurus on selline, et see on selline optimaalne, teda on veel mugav käes hoida, saab teha tööd ühe käega isegi teatud tingimustes ja ta teeb ära tegelikult enamus töid. Samasse suurusklassi langeb selline saag nagu sukelsaag. Ja need on nüüd täiesti kaks isemoodi looma. Suurus on sarnane, võimsused on sarnased, aga tegelikult nad teevad päris erinevaid töid. Mina klassifitseeriksin selle selliselt, et nüüd see klassikalise kujuga harjumuspärane ketassaag on selline suurema töö või mustema töö tegemiseks. Lihtsamad järkamised, ehitusplatsil mingite ehitusplaatide, OSP-de, kiired lõikamised, kõik selline suurem ehitustöö, ütleme siis niimoodi. Ja sukelsaag, mina nimetaksin seda selliseks tisleri tööriistaks. Sellega sa teed täpsemat ja puhtamat tööd. Et üldjuhul sukelsaagidel on sees ka kohe juba alguses hoopis peenema hambaga tera. Ta ongi mõeldud kvaliteetsemaks lõikeks, erinevate vineeride, muude ehitusplaatide lõikamiseks. Ja üks põhiline hea omadus, mis tal on see, et kogu see lõikeketta ala on kinnine. Mis tähendab seda, et töö on puhas, siit sodi ei lenda. Kõik need saed või õigemini enamus saage, mitte kõik saed, käivad tänapäeval ka siinisüsteemide sisse, siinisüsteemide peale. Mis tähendab seda, et tegelikkuses sa saad väga sirge lõike, selle siini sa paned paika omal täpselt lõikemärkide järgi, sa ei pea mingeid jooni ette tõmbama, sa ei pea pitskruvidega kinnitama mingisuguseid latte, mille najal sa lõikad. Sest teine jama ju, kui nüüd ilma siinita tööd teha, on see, et kui sa tahad panna lihtsalt mingisuguse tugilati näiteks pitskruvidega kinni oma materjali peale, jah, saab ka nii teha, aga siis sa pead mõõtma seda vahet, et kui palju nüüd peab olema see piirdeliist sellest nii-öelda lõikejoonest kaugemal, et see lõikejoon tuleks õige koha peale. Juhtsiini kasutades on väga lihtne, juhtsiini serva paned sa täpselt sinna lõikejoone peale, kus sul on vaja lõigata ja teed oma lõike ära. Töö on väga kiire ja väga täpne.
Puidusaed ei ole ainukesed ketassaed. Tegelikult on ketassaagide valikus ka veel üks ülipõnev tööriist. Tegu on siis metalli ketassaega. See ei ole selleks, et lõigata mingit õhukest plekki või alumiiniumit. See on konkreetselt terase lõikamiseks ja paksu terase lõikamiseks. Sellega võib lõigata põhimõtteliselt sellist karprauda, nii et lõige jääb ilus, puhas ja sae lõige. Mis tema eelis on nüüd see, et kui sa rellakaga lõikad, siis sul lendab palju sädemeid. Mõningates tingimustes sädemed ei ole head, näiteks tubastes tingimustes. Selleks, et rellakaga tööd teha tänapäeva ehitusturvalisuse eeskirjade järgi, sa pead selleks endale eriloa taotlema ja looma sinna tingimused, et sa saad üldse rellakat sisetingimustes kasutada. Selle sae jaoks mingit selliseid lubasi vaja pole, sest sädemeid ei lenda. Sa lõikad sellega põhimõtteliselt nagu puitu. Ja mis on siin veel pull on see, et peal on selline väikene konteiner, mis ka selle metalli sodi enda sisse kogub, mis tähendab seda, et seda metalli prügi ka liiga palju laiali ei lenda. Nii et kes vähegi metalliga töötab, siis minu raudne soovitus metalli lõikamise ketassaag. Samamoodi nagu saagide valik on lai, on tegelikult lai ka saeketaste valik. Et kui me nüüd mõtlema hakkame, siis saag on ju tegelikult lihtsalt mootor. Lõikamise teeb ära ikkagi saeketas. Ehk siis see, kui te olete endale valinud teatud töö või hobi jaoks välja saemudeli, see on ainult pool tööd. Tegelikult tuleb valida välja ka endale õiged saekettad. Mis erinevus on saeketastel? No on suure hambaga saekettad, mis on sellise musta ja kiire töö tegemiseks, et sa saad lõigata kiiresti materjali, sind ei huvita, kas see lõige on puhas, võib-olla kuskilt lööb pindu, aga sa saad selle lõike teha ära kiiresti ja efektiivselt. Teine asi näiteks, nagu me rääkisime sellest sukelsaest, väga palju hambaid on saekettal, tihedad hambad just selle jaoks, et saada puhtam, täpsem lõige, sul ei löö välja kildu, sul ei löö välja pindu, sa saad teha nii-öelda tisleri tööd. No samamoodi on täiesti eraldi teema ju metallilõikekettad, et kui sa ikkagi lõikad terast või sa lõikad puitu, siis on kaks täiesti erinevat materjali. Samamoodi on ketaste valikus tänapäevaste komposiitmaterjalide lõikamiste kettad, sellepärast et väga palju on tulnud meie töödesse sisse sellist plastik ja muud komposiitmaterjali, mis vajab jälle omakorda teistsugust ketast, mis selle materjaliga kõige efektiivsemalt töötab. Mis veel erinevust on? Tänapäeval, kui nüüd minna Makita saekettaid valima, siis enamuse või paljude pakkide peal näeb sõna Efficat, mis tähendab seda, et see saeketas on ka edasi arendatud sellest, mis ta oli vanasti. Nad on õhemad, nad on teistsuguse hammastusega ja tegelikult üks suur eelis neil ongi just see, et nad teevad head koostööd tänapäeva siis akutööriistadega, sest teadupoolest akul on ikkagi ju piiratud kogus voolu ja ka ikkagi piiratud kogus võimsust, kuigi nüüd XGT akud seda maailma natukene on lõhkunud, aga sellegipoolest, et kui meil mõni vanem akutööriist on, kus ei ole XGT akud, siis see võimsus on vägagi piiratud. Seega peab olema see saeketas see, mis annab võimaluse siis efektiivselt ja kauem tööd teha. Võtaks selle ketassaagide teema kokku selliselt, et iga töö jaoks on ikkagi erinev ketassaag. Kui te lähete omale ketassaagi valima, siis esimese asjana mõelge välja, mida te selle saega peamiselt tegema hakkate. Ja uskuge mind, kui te mõtlema hakkate, siis tegelikult te saate üsna kähku aru, et teil on vaja 2 saagi, kui mitte 3. Ja ärge piirduge nüüd siis selle sae ostuga, et see ketas, mis seal sees on küll hea ketas, aga tegelikkuses lõiketöö teeb ära ikkagi see saeketas, nii et haarake kohe kaasa ka tarvikud, nii et te saaksite teha erinevaid töid ühe ja sama tööriistaga. Pikilõige, ristilõige, peenem lõige, mustem lõige ja nii edasi. Nii et uurige täpselt järele, mida teha ja valige endale õige tööriist.